Hello. Tuleb tavapärane õhtune prep ehk siis pitsad. Kraade on 300. Kraade on 300 ja laseme nüüd 3,5 minutit, 4 minutit ja siis tuleb väga hea asi välja. Kohe näeme. Tere kõigile! Käes on uue vlogi aeg. Nüüd on staariks meil Kristo. See possin. Kristo, räägid ise või? Mis sa tegemas oled nüüd? Mis sa homme teed? Homme tuleb väga pikk tööpäev. Ehk ma teen Eesti metsatriatlon number 4. See on siis Ironmani distants, aga metsas ehk siis maastikurattaga. Ja jooks on ka kuskil metsa vahel üle puude. No kõige rohkem ma kardangi seda rattarada, sest et seal on nii palju on vihma sadanud. Nii märg on, mudane on ja on... Mingi 20-meetrine lombike. Kus on vaja siis nagu läbi kus pidi puusani vesi olema. Läbist ei sõida, aga tuleb läbi ujuda. Aga... Mina olen ühes tiimis, AT-spordi tiimis olen ujuja. Ehk siis ei saa ka mina ilma võistlemata. Ja ülejäänud päeva siis need kõik need tunnid, mis Kristo rajal kavatseb olla. Ma loodan, et võimalikult vähe. Pean mina olema support. Tund peale võiks ujuda ja siis ongi 7,5 tundi tuleb rattaga sõita, nii et ei ole just kõige meeldivam. Ja joosta tahaks 4 tunniga. Mis see kokku teeb siis? See teeb umbes kokku 13 tundi. Panin makaronid keema juba. Homme söön makarone kuskil tee ääres ilmselt. Plaan on selline, et koos me stardime, ujume koos. Kristo loodab, et ma olen kiirem ujuja, ehk siis saab mul jalgades ujuda. Eks näis, kuidas homme tunne on. Mul on päris mahukas nädal olnud. Ma olen väsinud. Aga vaatame, mis homne päev toob. Ja siis ma pärast ujumist lähen autoga igale poole rattapunktidesse, kus Kristot siis abistada. Ja siis, kui rattarada saab läbi, siis ma võtan oma graveli ja lähen jooksurajale Kristot siis abistama. Võt. No piilume, vaatame, mis siit tuleb. Oba! Ta on valmis. Läks puffi kohe. Yummy. Mis kell märkasime? 2.26 tegi plaks silmad lahti. Jah, ma ka. Uni läks ära. Aeg siis minna. Auto on täis pakitud, midagi näha ei ole. Pime on. Jõuame 4 ajal kohale. Ma ei tea, ma algus magama ei jäänud, ma mõtlesin ka võistlust läbi nagu Anette mõtles, aga mul olid õnneks kõik asjad nagu olemas, sest ma selle peale vist ei mõelnud, et kas mul oli midagi maha või jäänud, vaata. Ma lihtsalt käisin kõik võistluse läbi. Jah, ma enne Frankfurdi Ironmani käisin 2 ööd enne käisin vist selle võistluse läbi ja siis jõudsin jooksurajani ja siis avastasin, et mõned asjad on puudu. Et mida ma nagu une mõttes nagu selga panin või pähe panin või midagi, kes see nüüd puudu. Aga minek. No mis toimub? Panin koti valmis, panin numbri peale, panin pudelit peale. Siin on asju täis. Head kraami täis. Mis siin on?
siin on kotides asja, mis on ette peab rajale kaasa võtma. Jämmi. Aga sääski on palju. Mega palju sääski on. No nii, minu ala tehtud. Väga hästi, Reelika, tubli oled. Läheb. Ole tubli, näeme varsti. Mis sa tahad? Ma tahan vasaliini eest. Vasaliini? Ees on. Kus ees? Ees. Väga hea. Ma juba otsin su need suured. Sorry. Teeme väiksed. Väiksed? Mõlemad? Siis ma võtan teise ka siit külmast. Kuidas muidu on? Vahe. Nii, mis sa tahad? Juua. Mõlemad või? No. Mis veel?
põikut või midagi veel juurde ei taha? Ma ei tea, mul ei läinud alla see. Okei. Anna ära siis. Seda tahad või? No proovime seda. Kummikomme või midagi? No? Praegu on hakkama. Okei. Mis on kõik? Kokat tahad? Kokat tahad? Nii, kell on praegu saanud 9:40 ehk siis päev on juba päris pikk olnud. Kristo on rajal olnud 4 tundi ja 40 minutit. Hetkel asun kuskil Paganamaa ristis. Siin ei ole mitte midagi, võsa ja kruusakad. Ja siin ees on kohe siis minu tiimi ratturi auto. Läks sooja tegema, et nad teevadki siin Paganamaal vahetuse. Ja hetkel on seis selline, et Kristo ja minu tiim, ehk Kristo individuaalselt ja minu tiim on siis liidrid. Ujusime Kristoga koos. Mina vedasin nii nagu plaan oli. Ajaks tuli 1 tund ja 1 minut. Enne olin naljatanud, et ma õun tunniga. Ja Kristo seal muigas, et mis asja sa ajad, et ei uju, on ju. Aga näed, ujusime 1 tund ja 1 minut. Ja siis, kui veest välja jooksime, siis seal oli siuke trepp üles. Enne treppi Kristo hõikab mulle, et oota, ma ei saa kalipsot lahti, et tule appi. Siis ma jooksin veel tagasi, tegin tal kalipso, aitasin tal lukku nagu kätte saada. Aga muidu tundub praegu, et on kõik hästi. 2 teeninduspunkti on läbitud. Jõuab kuskil ratta siis poole peale praegu ja vaatame, kuidas siis päev edasi läheb. Mul on jube väsinud olla, sest et 4 tundi magasime ja nüüd peab siin kogu aeg ringi sõitma ja supportima ja jälgima, kus Kristo on, kust kaudu ma saan järgmisse punkti. Aga päev on veel pikk ees. Väga hästi! No mis sa tahad? Nüüd on ju pikk vahe. Kõik tahaks. Tahaks ära surra. Kurja vähe see oli. No kui sa jätsid mu lisa? Siin on muidu kokaveega, kui sa tahad seda. Red Bulli on seal. Banaani. Kummikomme. Saad peoga. No. Läheb. Ei ole, võta rahulikult. Pahed on suured. Kas sa tahad vett või midagi? Ma tahaks vett rämedalt kaela või? Nagu päev. Jah. Okei. Nii hästi. Liibri vahele pähe ka. Jämblik on, ma ei tea. Mis sa veel tahad? Igal pool on võrgud. Keelid, Coca-Cola. Tahad sa midagi? Banaani. Nüüd me näeme alles rõuges ju. Siin on puhas vesi on ju. Siin on koola. Siin on spordijook. Tahad valada kuskile või? Kood krambid. Soolakapsleid on sul või? Ei ole, tahan. Siin on need. See, anna mulle veel mingit. Mis sa tahad? Batoone, keeli. Need 2 piisab või? Ma arvan küll. Me näeme rõuges, on ju? Veel midagi? Oota, juua. Kas sulle sellest piisab või sa tahad suurt? Tahad, ma valan siia ümber äkki või? Vala juurde siia. Tahad sa veel vett või? Pähe? Kiivri vahelt lasen sulle või? Tõesti.
nii, on sul nüüd kõik, tahad sa mingit batooni või midagi veel juurde? No anna mulle neid lärmast neid. Veel või? Kõik? Algne plaan oli see, et ma lähen nüüd pärast seda Pähni Onni, mis oli eelmine punkt, et ma lähen otse Rõugesse välja ära ja jään teda sinna pikalt ootama, aga ma mõtlesin, et mul on nii palju aega. Ma tulen vahepeale ka kuskile, teen üllatuse. Ja siin ma olen söön oma delikatessi makaronid ketšupiga, üli nice. Mul on ikka näost näha, et ma ei ole maganud. Üllatus! Läks väga hästi! Hoiame kokku! Vahed on väga suured! Läheb! Nii, jääd! Midagi muud juua, ma enam ei kannata. Ma võtsingi, siin on Arktik ja maitsevesi on. Proovi, kas need sobivad sulle. Ok või? See? See on teine hõkk. Jääd tahad või? Kraava alla. Nii, mis sa tahad? Aga tahaks seda vett jälle kaela. Kas sa tahad mingit marmelaadi, banaani kaasa? Kindel, okei. Tahad sa keeli ka? Või sul on? Mul on 2. Okei, siis ma praegu ei anna rohkem. No nii! Õnneks on 56 kilomeetrit veel. Läheb! Väga tublid! 7 tundi ja 15 minutit on Kristo rajal olnud ja mitmeid toitlustus- ja joogipunkte läbinud. Nüüd on veel viimased 2 jäänud ja siis ma liigun ise vahetusalasse, et seal talle asjad valmis panna ja ootame jääda teda. Mida vaja? Siin on kokaveega ja jääga. Okei, väga hästi. Tahad seda või? See oli juba lääge. Sa võid neid proovida, mida sa tahad. Kas sa tahad seda või sa tahad teist? Tahad vett veel kära vahele? Jah, kokad ka. Ja nüüd pidi ainult lõbusam osa tulema. No, võiks olla. Külma kokat või? Oi jah. Mõnus ju. Läks paremaks, aga... Mis sa veel tahad? Keeli või midagi? Midagi peaks võtma. Vaata nüüd mingid võikud, seda vahvlit. Mul on see üks. Okei. Aga sa pead sööma ka midagi tahkat. Seda ei taha? Ma söön seda. Õnneks need rasked kohad olid ära nüüd ja... Jaa. Okei, teeme ära. Aga siis sa lähed jooksma minema ära. Jah. Tean, jah. Aga Rait ootab sind ilusti. See on kõige valusam. Seda ma ei tahaks. Rahu, eks ole. Ära on mõelda jooksma. Läheb. Ei lase tirri. Aga ilus! Tuleb! Tule eest ära! Takistus pandi ette. 4 korda täiesti ära koolanud. Oh, saigi läbi. Nii. Väga hästi ju. Paja ratas siin. Ikka käi tõusud, eks. Ei ole mõtet. Esimesed 6-7 kilti on lihtne. No praegu said sulle need spordijoogid. Mis sul siin oli? Sobib või? Sa ei ole neid ammu joonud ju? Tere, sa tahad ka või? Mida teile? Mul läheb, ma panen püksid ja... Tahad sa midagi veel? No kuidas on? Ma ei tea, liigub. Aga tagant tulijal pidi hoog sees olema. Kuidas on? Kuidas on?
sokeet liigub. Vallan juurde ka. Midagi veel. kuidas sul pudelid on? Tahad täita? Tühjad on. Millega täidame? Veega. Spordijooki, vett? Paneme vett. Okay. Tubli. Edu sulle siis seal võsas. Hästi, läheb. Kristo on nii tubli. Tagant jälitab üks konkurent, kes on kuskil 7 kiltsa maas. Eks näis, kas Kristo hoiab ära. Ma suutsin rattaga vahepeal ära eksida, siis ma ikka leidsin õige tee üles. Aga mega tubli, issa, mis rada nad läbima peavad. Jõhker. Ja sinna metsa ta läkski nüüd. Pead vastu või? Palju lõpuni on? Mingi 6,5 oli sealt. Ega sa ei väsinud väga? Ei väsinud. Teeme vähe ringi veel. Võtame siis selle metsatriatloni kokku. Alustan siis ujumisest. Läksimegi siis selle plaaniga, et Anette ujub ees, mina ujuan järgi. Vaatame, mis saab, kas ma suudan. Aga ütlen ära, et tegin midagi, mida ei tohiks teha. Läksin ühe siis testiga lipsoga, läksin ujuma, millega ma olin just eelnev päev ujunud ainult vist äkki mingi, ütleme 10 minutit, 10-15 minutit olin ujunud. Tegelikult öeldakse, et ei tohi niimoodi uue varustusega minna. Niimoodi nagu ütleme siis testima või ütleme, et nagu toitumisega ka sama, et sa ei hakka võistluse ajal uusi keele ja asju proovima, et sa ikka proovid nagu trennis ära. Aga ma tundsin selle kalipsoga ennast nii hästi, et mõtlesin, okei, ma riskin. Et ma teadsin, kuidas ma ujun, et no ütleme 7 kui ma ujun kindlalt ära. Isegi kui mul kehvasti läheb, ujusime esimese ringi ära ja vaatasin 30 minutit. Okei, no väga hästi. Siit tuleb võib-olla tuleb niisugune tund või tund, ütleme 1-2. Teeme teise ringi ka ära, vaatan, tund 1. See oli isiklik rekord minule. See oli vahetusala. Siis vahetasin riided ära. Panin siis rattariided ja koti selga ja panin siis Anette tiimile järgi, sest nemad said kohe minna, kui Anette tuli. Et koos on ikkagist lihtsam sõita ja parem, et ei ole üksi, et rattarada ei saa mainimata jätta, et on olnud üsna sitt ja vihmane ja tormine siis kevade lõpp ja suve algus, et oli teinud väga hullu laastamistöö, et oli väga märg. Puid oli palju kukkunud, ehk siis oligi, et nii rattarajal kui jooksurajal oli vaja väga palju siis puudest üle ronida. Tegelikult oli päris põnev rada. Oli neid raskeid kohti, oli kergeid kruusateid, aga lõppkokkuvõttes eelnevad aastad on lihtsam rada. Tänu sellele, et enne ei ole olnud mingit megasadu. See aasta pidi väga palju siis puudest üle ronima. Tõesti, neid puid oli, ütleme siis 60 kuni 70, ma arvan. No, sest neid oli tohutult palju ja väga märg oli ja mudane oli, mida eelnevad aastad väga ei ole olnud.
et see tegi nagu raja nagu aeglaseks. Ehk siis rattarada ma läbisin 8:16. Ma tahtsin mingi 7:50 läbida. Tuleks ikkagist sinna paganama juurde, kus kõik räägivad, et ja ma tulin ju sealt paganamalt ära ja siis ma ütlesingi, et ma tahaks lihtsalt ära surra, sellepärast et no see oli ikka nagu tohutult raske. Kuidagi ikka nii aeglaselt läksid need kilomeetrid seal ja nagu ei tule välja ja siis sa näed sealt nagu enda nagu kepsu pealt, et sa lähed siit äärest ja see teine rada tuleb nagu siit tagasi ja siis sa nagu ootad, et millal tuleb juba siit see Karmini pealt see tagasipööre, et ma saaksin nagu tagasi pöörata. Jah, ma ütleks, et seal kuidagi õhk ei liikunud ja väga palav oli ja siis tõmbaski nagu kupli all tõmbas nagu kõik keemana, et see oligi hea, et sai pärast nagu vett pähe, et tõmbas jälle nagu pildi selgeks. Rada oli see aasta ikkagist aeglane ja ma pidin üldse minema gravelrattaga, aga ma käisin seal Rõuge ürgkorus, käisin sõitmas natuke nagu vaadata, et kas saab hakkama ja siis sain sõita äkki mingi 5 kilomeetrit ja siis laskumise peal keerasin ennast no põhimõtteliselt siis küllili või panin nipli ja siis kuidagi esijooks lendas vastu kändu või kuidagi niimoodi, et oligi, et lõi siis esipöia lõi pooleks. Võtsin ratta kätte ja jalutasin auto juurde tagasi ja mõtlesin, mis nüüd teha ja siis mõtlesin, et äkki oligi saatus, et ma pean paigiga minema. Ja siis ma tulingi, järgmine päev ma tulin paigiga, palju parem oli. Ja ma arvangi, et see aasta graveliga oleks hävinud, et eelnevad aastad oleks võib-olla võitnud natukene, paar minutit ajaliselt, nii udane ja märg oli. Jõudes siis ratta lõpus, jõudes vahetusalasse, mõtlesin, et kuidas on võimalik, et ma nüüd pean hakkama siin veel jooksma. Et mul ei ole ju seda energiat sees. Aga tegelikult hakkasin jooksma ja ma vaatasin, et samm on nii hea, et täitsa lõpp, et liigun täitsa hea nagu tempoga. Ja suudan hoida ka seda tempot, et ei vaju ära. Jooksurajal oli ka, ütleme seda hästi tihedat metsa. See oligi see lõik, kus Anette siis filmis ja ma läksin siis metsa sisse. Siis oli ka hästi palju ütleme, et oli tehniline lõik, et hästi palju oli vaja ronida ja ei saanud väga joosta, et oli vaja kõndida. Ja lõppu oligi ainult seal, ütleme, niuke 6-5 kilomeetrit oligi ainult nagu niimoodi laugelt ega profiiliga alla. Et päästis natukene. Aga no lõpus tuleb ikkagist ja lähed juba emotsiooni pealt, et sa oled väsinud ja ei jaksa ja kõike muud, aga siis sa juba paned nagu emotsiooni pealt. 4:15 oli jooksuaeg ja kogu aeg oli siis 13:45. Et võtaks siis selle plaani ja läbiks siis 2026 ka metsatriatloni. See meeskond on lihtsalt nii äge ja nad korraldavad nii hästi seda, et kohe nagu lust on osaleda nende võistlusel. Sest nad on ka nii kokkuhoidvad ja toetavad, et see on äge. Lõpetan siin selle video ära ja aitäh, kes jõudsid lõpuni vaadata ja näeme siis võib-olla 2026 metsatriatlonil. Järgmise korrani. Järgmine video tuleb siis Anette Poolast. Anette Ironman Krakow. Davai, tšau!